Tere! Mina olen Sebastian, olen 7. klassi õpilane. Tere tulemast kuulama Viljandi Jakobsoni kooli meediaringi podcasti. Tänane külaline on meie õpetaja ja koolivilistane Virve Kikas. Sellel õppeaastal õpetajate päeval andis õpilasesindus teile tiitli ajalooraamat, sest olete meie kooli kõige vanem õpetaja ja siin majas kõige kauem töötanud. Lisaks olete ka meie kooli vilistlane. Sellega seoses on ka meie esimene küsimus. Kui palju aastaid olete te seotud Jakobsoni kooliga? Tere, Sebastian. Nii, kooliga ma olen seotud terve oma elu. Sellepärast, et kui ma sündisin, siis minu ema juba oli selles koolis õpetaja. Tähendab, ma saan nüüd 76-aastaseks, tähendab, ma olen seotud 76 aastat. Kuna ennem kooli tulemist, sest ma tulin ju ka esimesse klassi Jakobsoni kooli loomulikult, tundsin ma peaaegu kõiki Jakobsoni kooli õpetajaid, kuna nad käisid minu emal külas. Ja mina käisin koos emaga töövarjupäeval Jakobsoni koolis. Siis ma tulin esimesse klassi, õppisin koolis 11 aastat, sest siis oli keskkool 11-klassiline. Siis natukene aega ei olnud seotud kooliga isiklikult, aga olin seotud oma emaga, kuna kogu aeg kuulasin, mida tema rääkis, mis koolis toimub. Ja 76. aastal, kui kool kolis Männimäele, tulin mina siia õpetajaks. Ja siia ma olengi jäänud. Nii et see on ikka väga pikk aeg. On tõesti väga pikk aeg. Ja. Millised on teie eriti meeldejäävad mälestused kooliajast? Nii, Sebastian, mis sa arvad, kas kool on teistsugune, kui ta minu ajal oli? Kindlasti on. No mis mõttes? Ei ole nii palju tehnoloogiat, kui teil oli, näiteks arvutid ja telefonid. Täiesti õige. Ei olnud ei telefoni, ei olnud ei arvutit, ei olnud isegi televiisorit. Aga kas kool iseenesest oli teistsugune? Ei olnud, eks ole. Ja õpetajad tahtsid õpetada ja kõik õpilased tahtsid õppida. Õpetati muidugi natukene teistmoodi. Õppimise protsess, on ikka olnud kahepoolne, ja? On neid ka, kes ei taha õppida, saavad kuskil hiljem aru, et küll ma olin rumal, et ma ei õppinud. Praegu on vist samamoodi, eks ole? On. Ja väga suur erinevus on olmes, eks ole, sest meie ajal koolis ei antud niimoodi süüa. Me pidime vahetunnis jalutama koridoris ringiratast mööda niimoodi ja kui keegi jäi seisma või nõjatus vastu seina, siis tuli korrapidav õpetaja ütles, palun jalutama. Praegu niisugust ranget korda teil siin, meil siin koolimajas ei ole, aga hea, et meil on nüüd need õuevahetunnid, kus me lähete välja, saate ennast liigutada ja olla koos sõpradega. Nüüd väga suur erinevus, ma arvan, on selles, et teil on nii palju vaba aja veetmise võimalusi. Meil niisuguseid võimalusi ei olnud ju. Me pidime nad ise välja mõtlema, et meil oleks huvitav. Me tegime ise spordivõistlusi, me tegime naabrilastega näiteks näitemänge, tegime pileteid ja lavastasime, kutsusime külla kõik oma vanemad ja käisime väga palju koos looduses. Ja vot see sõprus, kooliaegne sõprus, sellepärast on jäänud siiamaale väga tihedaks, kuna me olime väga palju koos. Teie olete nagu rohkem, eks ole, võib-olla sõpruskondades, mitte nagu oma klassiga koos, aga meie olime väga oma klasside kesksed ja väga palju tegime ühiseid üritusi. Koolis oli igal laupäeval tantsupidu. Iga laupäev või tantsiti, koolil olid oma estraadiorkestrid, kohe live muusikas mängiti.
niisugused, vot, kui meil on siin, teie teete neid näidendeid, meie ka igal aastal lavastasime näidendeid, dekoreerisime kogu selle suure saali ja õpetajad võtsid ka osa. Mäletan, kui üks meie kooli õpetaja Meidla, teate, eks ole, kes on õpetaja Meidla? Vot nii. Pärast tuleb sellest veel juttu, õpetaja Meidla mängis Näärivana. Ja suure saali sealt rõdult laskus köiega alla saali, mis oli väga suur elevus. Nii et vot selles, ja kool kui niisugune, nagu ma ütlesin, õpetajad õpetasid, õpilased õppisid, aga vot see klassiväline ja kooliväline tegevus oli muidugi meil nagu rohkem, me ise tegime, teil on rohkem asju, kus te saate neid võtta, kõik need, vot mida sa nimetasid, telefonid, arvutid ja nii edasi. Näeme teid kooli ajalood koridoris ja ukrainlaste tunde andmas või vene keelt asendamas. Millise aine õpetaja te olete? Mina olen olnud vene keele õpetaja siin koolis ja kunstiõpetaja ja masinakirja õpetaja. No nüüd öeldakse arvutikirja. Kui mina alustasin masinakirja õpetajana, siis ei olnud veel arvuteid. Kui ma tulin 70. aastal peale Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist Viljandisse, siis mind määrati tegelikult vene kooli õpetajaks. Ja seal ma õpetasin 6 aastat eesti keelt vene koolis, kunstiõpetust ja ka masinakirja. Need 3 asja on mind, 3 ainet on mind saatnud terve elu. Miks valisite just õpetaja ameti? No vot selle kohta on mul ka täiesti niisugune läbiv teema nagu minu ema, nii oli ka minu isa õpetaja. Nii oli minu ema õpetaja ja minu ema isa õpetaja. Plus veel minu vanaema isa oli kirikuõpetaja. Nii et ma olen juba 5. põlve meie perekonnas lähevad õpetajad. Sebastian, vaata, siin on üks pilt, kus on 5 põlve õpetajaid reas. See on minu vanaema, siin on minu ema, siin olen mina, siin on minu tütar. Tema süles istub väikene, tema tütar, kes on praeguseks saanud 30-aastaseks ja ka on juba õpetaja selles tervise kõrgkoolis ja õpetab tulevaseid ämmaemandaid. Nii et 5 põlve õpetajaid on reas. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis nagu ei olnudki, ma ei tea teist, nagu valikut, ma olin nagu harjunud. Ja mulle tegelikult meeldis see. Ja minu abikaasa oli ka õpetaja. Nii et kõik väga, ja minu tütar ja ka minu poeg on õpetaja ja tema naine on õpetaja. Nii et kõik on ümbritsetud õpetajatest ja kui me vahest saame kokku ja istume, siis meil on väga tuliseid vaidlusi pedagoogika teemadel ja me arutleme ja siis neid kooli asju ja siis ma alati ütlen, et kuulge, lõpetame selle õppenõukogu ja räägime nüüd niisugustest tavalistest asjadest. Mis teile õpetaja ametis kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib näha, kuidas õpilane või ütleme laps või kasvab koos sinuga, kui sa näed tema arengut. Ta tuleb 5. klassist sinu juurde ja kui läheb 9. klassis, milliseks on ta muutunud, kuidas ta on arenenud või isegi kui veel kauem, kui lõpetavad, eks ole, kooli, kuidas sa näed, kuidas ta arutleb, kuidas ta on, kui tulevad vastu sinu endised õpilased ja sinuga vestlevad, mõni õpilane on mul juba praegu üle 60 aasta vana. Ja siis ma imestangi,
et kuidas ma olin ju nii noor, kui ma neid õpetasin, no mida ma võisin nendele, eks ole, seal õpetada. Aga noh, mul on huvitav. Õpetaja töös on mind alati huvitanud vot see õpilase ja inimese arenemine. Miks olete just meie kooli õpetama jäänud? No ei ole nagu mingit valikut olnud. Ja teate, kui sa vaatad nüüd seda pilti, selle pildi peal on 2 meie kooli praegust õpetajad. Kas sa tunned neid? Kas sa näed, kes need on? Ei näe praegu. Ei näe. Vaata, see on õpetaja Maiga. Näed? Näen. Ja see on õpetaja Gea. On jah. Vot nii. Meie kooli läbi aegade, ma pean niisugust statistikat, kooli vilistlastest 90 vilistlast on olnud meie koolis õpetajad. Ja praegu töötab meie koolis 16 meie kooli vilistlast. 16. Miks nad kõik on jäänud siia kooli? Miks nad on tulnud tagasi? Mis sa arvad, Sebastian? Tuttav koht. Tuttav, ainult selle pärast arvad? Ei, tuttav, saad harjunud, see on tore olla, siis seal on kodukoht. Jaa, ma arvan ka, et see on niisugune tuttav ja hea tunne, sa tuled, siin ootavad ees mõningad, eks ole, sinu õpetajad juba, nad saavad sind abistada või olla sulle kuidagi toeks. Ja üldse kuidagi, sa saad kuidagi edasi minna, sa oled kaasa saanud selle kooli vaimsuse, selle kooli, kuidas sina siin õppisid, kuidas, eks ole, õppisid siin mõtlema, arenesid ja nüüd seda kõike edasi ja seda kooli vaimsust ja seda kooli head nime edasi kanda. Ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud sellist mõtet, et ma peaksin töötama kuskil mujal. Mul on väga suur privileeg ja au olla siin koolis õpetaja nii kaua. Ja ma olen väga õnnelik. Mis on kõige olulisem, mida iga kooli õpilane peaks meie kooli ajaolo või traditsioonide kohta teadma? Jaa, siin oli paar aastat tagasi õpetaja Mari ütles, et mõni õpilane ütles, et Virve Kikas on Jakobsoni tütar. Et kuidagi mina nagu ajaloo talletaja siin ja Jakobson, aga tegelikult meie ei tea kõik. Milline seos meil üldse selle Jakobsoni nime ja kogu selle asjaga on, eks ole ju. Aga see on väga tähtis. Jakobson hakkas ehitama maja. See maja oli seal Jakobsoni tänaval, vaata, Sebastian, see on Jakobsoni tänava maja ja seda hakkas ehitama põllumeeste seltsile. Mitte tema ei hakanud ehitama, vaid ta organiseeris seda ehitust. Viljandimaa asuvad rikkad põllumehed tahtsid ehitada endale maja ja vot saigi see maja ehitatud. Nii, ühistööna Jakobson suri ennem ära, kui see maja valmis sai. Aga see maja ehitati, näed, siin on see kirjutatud ühistööna, millal see maja valmis. Jakobsoni tänava maja. Nii, see kõrval olev kesklinna kool, see suur punane maja, oli juba ennem olemas, sest seal õppisid ainult poisid. Nüüd läks aeg mööda, põllumeeste selts oli valmis, põllumehed käisid koos, aga põllumeeste pojad õppisid koolis, aga nemad tahtsid, et ka nende tütred saaksid kooliharidust rohkem kui 3 või 4 või 5 klassi. Ja siis nad otsustasidki, et nad teevad tütarlaste haridusseltsi kooli. Ja üürisid põllumeeste seltsi majast omale
2 klassiruumi alguses. Ja see oli mis aastal, Sebastian? 1911 oli vist või 12? 8. 1908. Tubli, natukene eksisid, sa teadsid seda. Üürisid 2 klassiruumi, 1908, 1. september hakkas siis seal kool. Ja vot siis järjest laieneti. Kui 23. aastal ehitati ka see teine tiib, eks ole, sinna kõrvale, sa tead, sinna kõrgeme poole, eks ole, 23. aastal ja siis osteti ka kogu see põllumeeste selts välja ja seal tegutses kool kuni aastani 1976, kui kool sealt ära kolis siia Mällimäele. Kool on läbi elanud väga paljusid seda ajaloo etappe, eks ole. Kooli nimi on palju muutunud. Õpetamise süsteem, igasugused riigikorrad, eks ole. Aga kooli nimi anti, vot Jakobsoni nimi anti talle 1954. aastal. Ja niimoodi me kannamegi seda nime ja oleme ikkagi väga uhked selle üle, et meil on niisugune väärika nimega kool ja väga väärikas kool. Väga paljude traditsioonidega ja väga paljude ettevõtmistega, mis on olnud kõige esimesed kogu vabariigis. Kõigepealt kogu vabariigis 1963. aastal, kui kool asus veel seal Jakobsoni tänaval, meie koolis olid ainult gümnaasiumiklassid. Terve Viljandi linna ja gümnasistid õppisid seal, nii nagu praegu on gümnaasium, aga seda ei olnud kogu vabariigis. Nüüd ehitatakse neid gümnaasiume, eks ole, aga seda polnud mitte, aga meie kool oli. Ta oli 15 aastat niisugune kool. Ainult gümnaasiumiklassidega. Ma vist eksin, et ta ei olnud 15 aastat, ta oli 13 aastat, no jah, 13. Aga tegelikult võib-olla isegi 15, jah. Ja see oli väga unikaalne kool. Oli 7 paralleeli, A, B, C, D, E, F klassid, sest gümnasiste oli ju palju. Klassis oli mitte 25 õpilast, vaid 38 ja 40. Tõesti väga palju õpilasi. Ja vot niisugused ettevõtmised ja traditsioonid nagu viiekooli võistlus matemaatikas, füüsikas ja keemias sai alguse 60 aastat tagasi jällegi meie koolist. Mitte kuskil niisugust, see on kestnud siiamaale see, eks ole, see niisugune traditsioon. 4 kooli kohtumine spordis, nagu nüüd tuleb jällegi 60. kord, kui niisugune see spordivõistlusi tehakse. Nüüd on ta küll jäänud 3 kooli, aga siis ja siiamaale 60 aastat. Kringli söömise traditsioon. Näed, siin on Sebastian pilt, kus kohal on kringli söömine aastal 1918, kui kool sai 10-aastaseks, 10 küünalt, näed, põleb siin. Me sööme siiamaale kringlit. Tore. Ja veel on üks väga ilus traditsioon, kus on pildistatud meie kooli igast klassist 1 õpilast. Esimene pilt on tehtud 1928. aastal, kus seisab igast klassist 1 laps. See pilt, Sebastian, on tehtud 1958. aastal ja näed, see siin vasakult 3. olen mina. Siit paremalt 4. on meie kooli direktori Eero Järvekülje õde. Järgmisel pildil, mida me tegime traditsiooniliselt, on nüüd selle Eero Järvekülje tütar. Ja nüüd sellel viimasel pildil on
Eero Järvekülje tütre tütar, vaata see väike Karmen Roht. nii et võib ka juba 3 põlve traditsioone meie kooli niimoodi vilistlastelt, nüüd juba lastevanematelt ja võib-olla ka tulevastelt lastevanematelt. täname teid saatesse tulemast. Aitäh vaatajatele. Loodan, et te saite õpetaja Virve kui meie kooli kohta rohkem teada. Järgmise korrani.